Ja Sikupilli kool on väga tore kool. Ja kes nüüd vaatas eile õhtuseid uudiseid või kuulis raadiost uudiseid, siis teab, et Tallinnas on alanud Pille Lille Muusikute Fondi poolt algatatud talvefestival, mille raames võib nii Tallinnas kui kindlasti ka mujal Eestis kuulda väga head klassikalist muusikat väga heade esinejate esituses. Ja Sikupilli kooli õpilastel ja õpetajatel on see au osa saada sellest festivalist ja meile on külla tulnud sellised tuntud muusikud nagu viiuldaja Anna-Liisa Pesrodni, tšellomängija Andreas Lend ja pianist Marko Martin. Teeme neile suure aplausi, nad tulevad. Tere päevast! Meil on hea meel olla siin Sikupilli keskkoolis ja nagu näha, täna siis on meid 3 ja seda kooslust klassikalises muusikas nimetatakse trioks. Ja me oma tänast väikest kammerkontserti alustamegi Soome helilooja Jean Sibeliuse klaveritrioga, mille alapealkiri on Loviisa trio, sellepärast et see on loodud väikeses kohakeses Soomes nimega Loviisa. Esitame selles esimese osa.
ka Sibeliuse humoreski number 4. Sibelius kirjutas 6 humoreski viiulile ja orkestrile ja sellest on siis meil klaveriga versioon. Ja Sibelius ise väga tahtis olla viiuldaja ja talle väga meeldis see instrument, aga kunagi temast suurt viiuldajat ei saanud. No vot, ja siis kirjutas ta 6 humoreski ja ühe mängime, üks on selline aeglasem ja teine on kiirem. Sikkupilli kool on väga tore kool.
väga tore kool. Sikupilli kool on väga tore kool. Teda nimetatakse klassikaliseks heliloojaks. On selline klassikaline koolkond, kuhu kuulusid Haydn, Mozart, Beethoven. Ja Beethoven oli väga viljakas helilooja, kirjutanud väga mitmetes žanrites, sümfooniaid, ka ooperit, palju kammermuusikat. Ja üks tema esimesi töid, avaldatud töid, on klaveritrio number 1 ja sellest me esitame teile täna 3. ja 4. osa.
Sikkupillikool on väga tore kool.
Sikupilli kool on väga tore kool.